vasakul äärel Taavi Jürisoo, paremal äärel samuti suvine täiendus Moosa Sambe, kui siit on avavile kõlanud ründaja all. Ja Larsen proovib ise sisse tulla, löök ka madalalt ja Weinsteinile. Aga korraliku hooga siit said mehed praegu tulema. Ja mis on see reaalsus siis, mis Kalevi kaitseliinis vastu vaatab, on see, et on 3 keskkaitsjat ja Palutaja Jürisoo näärtel, kui siit juba tuleb 4. minutil Mark-Oliver Roosnup lööb 1-0 ja täpselt nii lihtsalt see asi käibki. Teist korda Levadia rünnakul ja 1-0 tablool. Roosnupul ei ole nüüd sel hooajal neid väravaid nii palju tulnud, aga siit tuleb ja lepitused kallitele ka teele lähevad. See mäng on saanud alguse, mida võis oodata, aga mida nii-öelda neutraalne jalgpallisõber. Larsen, Palutaja vasta, Larsen läheb sealt ise lööma. Ja Tammetuu jookseb tõenäoliselt taaskord suluseisus, aga olukord mängitakse lõpuni ja küljevõrku vahetada, nii et võistkonnal on abi vaja ja seda ta siis siin pakub, kui Sambe nüüd on kastisse Sambe ja ei lähe see pall mööda sealt tammikust ja nüüd Jürisoo väljaku poolele ja pigem on siis Levadia see, kes tulnud kontratega. Weinstein mängib Levadia selle olukorra lahti, Jean-Pedro ei taha parema kohe alla panna, paneb vasakuga ja Ainsalu lööb ära 48. minutil vähem kui meetri pealt täppin, jalg vastu ja 2-0, nii et ükskõik mis, need muudatused on end juba õigustanud. Ainsalu on täna ülevalpool mänginud, Curro Torres, Tammetuu, Ainsalu kastis. Tammetuu ikka, teise lainesse Torres ja mööd. Ja löök, blokeeritud, Torres veel ja värava eest läbi. Tammetuu kastis ka, tahab ikka oma parema jala peale minna, nüüd võtab vasakuga ja Weinstein tõrjub. Ainsalu ja Tuvatšitšile, Tuur versus Jürisoo. Võtab ette, teravalt värava ette, Weinstein tõrjub ja saab sealt. Mavretits otsib Ainsalu ja teine Ainsalul. 3-0 73. minutil ja tipuründaja Ainsalu näitab, et kui on väravaid vähe, pange ettepoole ja tuleb. Lõi siin kohe teise poole alguses ja nüüd 73. minutil veel ühe otsa. Ja saab nii ka. Žiri läheb paremal äärde ja Jean-Pedro tuleb siis keskpoolkaitsesse, kui siit on nüüd Kalevil ka variant, aga ei taheta lööki võtta. Jürisoo ikka ei taha võtta ja nüüd Ude Palašon ja Ants Purje lööb ühe tagasi 80. minutil. Ja nullimäng on Levadialt röövitud. Ants Purje saab siit kätte ja näitab, et vanus on ainult number. No, vaatame kordust ka veel. Ants Purjelt. Ja oi, siin on nüüd Šatšugovil väga valus, Liivak hoiab ka kinni. Lorentsil käsi taskus, ootab. Mõlemad mehed saab. Ja läheb vaatama, läheb ikkagi vaatama. Ja Frank Liivak ei suuda seda ära uskuda. Aga Tanel Üpras on kutsunud. Curro Torres ütleb impossible. Lorents vaatab seda ühte ja sama praegu. No, siin oleks vaja väike nurgavahetus teha Üprasel. Aga tundub, et piisas sellest.
ja tühistab kollase ja siit Levadia on vähemuses. Ja Frank Liivaku mäng saab nii kiire lõpu. Punane kaart 84. minutil Frank Liivakule. Ja tahab Kalev sealt seda nurgalööki kätte saada. Sambelt senderdus kasti, purje lööb ja kukub värava katusele. Kõrgem, aga Šetšugov, Šurögin, Paluta ei olema. Siit on korralikult senderdust vaja. Tuleb ka ja purje lööb, aga lööb mööda. Palutaja, kas võtab veel eemalt löögi? Ei. Sambe ja nurgalöök. No Weinstein, kas tuleb ka? Aga ei, kõik! Mäng läbi, 90 ja 10 saab peaaegu et mängitud, aga Levadia võtab siit 3-1 võidu Tallinna Kalevi üle. Ründaja Ats Purje, täna 1-3 kaotus FCI Levadialt, aga uskusid sa sel hetkel, kui sa mängu tuled, et see mängu lõpp muutub selliseks, et Kalev surub Levadiat nii turmiliselt, et kõike võiks veel tulla? No uskume peab alati, et näete ise, et üks värav, punane kaart, päris palju oli veel minna. Et isegi kui asjad oleks nagu õigesti veel läinud, oleks võib-olla isegi 2 väravat suutnud lüüa. Aga eks meil jalgpalli umal ei ole ka nagu meie poolel viimasel ajal ka. Et kõigepealt peab ise need pallid jõuga sisse saama, et siis võib-olla jumal tuleb ka taha. No Levadia mõlema poole alguses väga kiire värav, ehk siis ükskõik, mis te plaanisite, Levadia oli selles aspektis parem. Ja, et karistasid kohe esimene pooleg. Meil oli kontra, aga tegid vastu kontra ja jäi 1-1 peale Roosnop ja kõik teavad ju, et teda ei tohi ju kastis keskel lasta parem jala peale ja oli 9-sse, mis seal ei saa väravaht süüdistada. No sul endal on vahepeal saanud täis 40 eluaastat, aga Premiumi liigas väravaid tuleb ikka. Kuidas enesetunne on? No, eks ta võiks parem olla, et igast asju on, aga lõpuks on ikkagi see number ju igal pool ju võtsin lahti, et ikka top 10, kes välismaal ikka mängivad igal pool ikkagi 45 kandis, et see veel poisike olen. Nii et on veel jaksu ja siit on vaja ikkagi see 100 Premiumi liiga väravat ära püüda? No kui see aasta langeme välja, siis esiliigas tagasi, siis 2 aasta pärast. Nii et sina alla ei anda? No mis siin ikka alla anda? Elad üks kord elad ainult. No hooaja lõpuni on veel natukene minna, praegu nüüd Tammekaga jäi see vahe vist 9 peale äkki, et noh, usute veel? Ei no muidugi usume, aga väga kahju on vaadata, kuidas konkurendid kogu aeg võidavad, nagu oleks kokkuleppemängud, et omavahel levitakse kokku, et Kalev langeb välja. Aga nii see elu on, et me peame ise seda kuskilt neid punkte kraapima hakkama, võivad väravaid lööma, taga 0 hoidma ja siis võib-olla hakkab ka nii minema, nagu me tahame. Aga samas on ju näha, et olete teinud täiendusi, mäng läheb paremaks, täna siin valitseva meistriga Levadiaga ikkagi olite ka nagu mängus sees, et mingit progressi näed? Ja eks meil see 5-6 mängijad tuli, aga eks me klubis olid suured muudatused ja viimasel hetkel tulid 5-6 mängijad, see ei ole nii lihtne neid sisse sulandada, et kõik hakkavad ühtemoodi hingama, igaüks tuleb omast kultuurist omamoodi, osad tahavad ise ennast näidata, mõni tahab rohkem tiimi eest mängida, et see võtab natuke aega, aga ma loodan, et meil on see mitu mängu minna, 6. Et me suudame koondise pausi veel, järgmine mäng võtame Narva 3 punkti, siin ei ole küsimuski. Ja siis teeme lõpuspurdi, mis seal ikka 6-6. 18 punkti ja jääte püsima? Jah. Aitäh, et nende jutud palju.